Tere, head külmaväristajad ja kikimoorides sõbrad, mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja täna on kuulajakirjade episood 100 kuulaja, jah, 113, mis juba annab meile teatava ende ja Lisette, armas nunnupall, kes meile selle saate kokku pani, hirmutas meid nii väga ära, et mina panin täna igal juhul risti kaela selleks lugemiseks, nii et oleme nüüd siis valmis kõik selleks pööraseks sõiduks, mida teie muideks meile pakute, saates meile kirju kikimoorid@gmail.com. Ja ma ei jõudnud süveneda sinna chatti, nii et ma ei ole nii ära hirmutatud kui sina. Ma ei tea, mis meid ees ootab absoluutselt praegu ja ma ei tea, ma just enne salvestama hakkamist ütlesin, et ma ei karda nagunii mitte midagi. Nii et No ülbusega vaatame, kaugele me jõuame. 3 meetrit edasi. Aga no, ilmselt see läheb ka osa pealkirjaks, sest et see on väga andekalt Lisettel kokku võetud. Tänased kuulajate lood siis kannavad koondpealkirja. Siin peaks juba selgelt politsei sulgudes loe kirik sekkuma. Oh no, okei. Äkki mul ei ole risti. Oota, ma chatin korra, kass tuli ja siis mul oli siin lilla kastmispudel. Nii, kass tuli mulle julgust tooma. Aga ma siis alustan kohe või on meil mingeid sissejuhatavaid teemasid enne veel? Vist ei ole. Mul on unenäod päris pöörased olnud. Jaa, sellega ma olen küll nõus. Ja, et täna ma ärkasin selle peale üles, et unenägu lõppes sellega, mul oli Peika, kes nägi välja nagu Timothée Chalamet, kus iganes ta nime hääldatakse, ilmselt ma ütlesin valesti. Ja meie vastu oli mingi plott ja samal ajal me pidime kuskil esinema ja sellel hetkel, kui ma väljusin sealt, nagu läksin lava taha, siis krabati mind kinni ja samal hetkel ma nägin, kuidas see vaene Timothy näoga mees tõmmati sõna otseses mõttes oksa või nagu mitte oksa, vaid nagu köiega sinna kuhugi lae alla. Ja ma ärkasin selle peale üles ja ma tegelikult oleks tahtnud teada, mis edasi saab. Aga see oli päris ehmatav. See kõlab päris hirmutavalt, jah? Ja see oli hästi põnev selles mõttes, et seal oli väga palju tegevust. Okei, mul ei olnud üldse nii lahe unenägu selles mõttes, et mina nägin unes, et mina läksin lahku ja miks ma siis lahku läksin, nagu iga teine unenägu. Läksin sellepärast siis, et keegi oli mu mehele kinkinud uue kella, mille alla oli siis graveeritud sõna blowjob. Ühesõnaga, väga ägedad unenäod on. Ma ei oodanud seda. Ma ka mitte. Kujutad ette, kui üllatunud ma seal unenäos olin või? Väga. Kujutad ette, kuidas ta hommikul Vikipeedia jalgu sai pool päeva. Ja. Aga noh, oleme nüüd siin ennast naernud käima. Ma arvan, et lähmegi siis kohe lugude juurde. Nii, tere kikimoorid, Heidi ja Taki. Kirjutan teile närivast kahtlusest, et minuga käib keegi kaasas. Keegi, kes suudab võtta juhtimise üle. Lastena, noortena sai mõned korrad vaime välja kutsutud, nii et minu meelest midagi juhtus. Hiiumaal väikeses kohas polnud kombeks juhtumiste üle filosofeerida. Esimesel korral kutsudes välja saatanat, kui ma ei eksi, krabistas miskit ühtäkki riidekapis. Mäletan, et see oli kohutavalt täpselt ajastatud. Heitsime selle aga kõrvale, sest see polnud piisavalt hirmus lahe võimas, sulgudes see naerev nutu emoji. Aastaid hiljem püüdes välja kutsuda oodake,
püüdes välja kutsuda end köie külge riputanud lambatalunikku sellal, kui viibisime 2 nääpsukese neiuna sellesama massiivse aida teises otsas. mida? Ühesõnaga, üks lambatalunik oli ennast siis Timošei Šalameid teinud minu unest, onju. Ja olid siis sellesama aida teises otsas, kutsusid teda välja ja kuulsid enda teadmisel tühja seina tagant kõlavat määd. Oh my god, silkasime välja kumbki kodu poole ja aeg-ajalt meenutasime aru saamata, kas õnnestus või mitte. Ma saan aru, et väljakutsumine siis. Hiliseim ja viimaseim kord oli viimane ka põhjusega. Vanust oli ehk 14. Läksime tollase parima sõbrannaga vana lagunevat kivituulikut jutumärkides katsetama. Kasutasime paraveebist hangitud juhendit paberitaldriku küünlanõelaga. Katsime kinni kõik veski aknad ja tegime algust. Tegelikult üsna ruttu tekkis sõbrannal tugev reaktsioon ja ta palus koheselt lahkuda. Väljas värske õhu käes olles selgus, et minu vari veski heledal seinal olevat järsult suuremaks muutunud. Miski minus sai kinnitust mu enese siseteadmisele, kuigi ma ei osanud seda kuidagi väljendada. Täiskasvanuna olen viibinud kummalises meeleseisundis, millele on halbade valikute järgselt mitu diagnoosigi pandud, mida mitmeid kordi välja ravitud, kuid meeleseisund on püsinud. Kummaline segu uudishimust, teadmisest, hirmust, saatusest, teemonitest, ohverdustest, armastusest. Seejuures siis teadmised, saatus ja armastus on suure algustähega. Lihtsalt kõrvalmärkusena. Nii, loen edasi. Igasuguste positiivsete elusündmuste ja need on tõeliselt positiivsed, kõrval märkan endas midagi, mida ma enesena ei tunne. Mu keha läbivad liigutused, mis pole minu enda, mu pilgud on vahel kellegi teise omad, mu reaktsioonikiirus on all messed up ja kõige valusamalt kogen, kuidas miski sunnib mind alla andma. Oh my god. Siin peaks tõesti kirik sekkuma. Nagu tõepoolest keelitaks mind õlalistuv teemon selle vahega, et ingel on mõrvatud ja laip jõkke heidetud. Oh my god. Põhja-tallinlasena pakun end sulgudes hea meelega kohtuma, seda mõneks episoodiks lindistamagi. Juba aastaid olen soovinud teha see asi korda, ent pole kohanud sobivaid asjatundjaid. Hääde soovidega, Hanna. Ma ei tea, kas meie oleme siin muidugi sobivad asjatundjad? Oh my god. Ei ole sobivad asjatundjad, seal on vaja jah midagi. Algus on tehtud. Mul okei. Okei. Lähme järgmise juurde. Tere, Kikimori! Tere! Mind võite kutsuda Katuks ja tahaksin rääkida teile minu kogemusest nõiaväravatega. Okei. Kevadel läksin kella 6 paiku õhtul 2 sõbrannaga metsa jalutama. Sõbrannasid kutsun siin loos S ja L. Salme ja Leida. Olgu, Salme ja Leida sobib. Mul läheb meelest ära kohe, aga hoia siis mõtle, kui ongi äkki Salme ja Leida. Salme ja Leida on mingi what the fuck, ma ütlesin, et ära räägi kellelegi sellest. Mina panin need nimed praegu, seega jah. Mets oli minu maja taga ning tunnen seda üsna hästi, kuid on alasid, mis on veel avastamata, kuna mets on siiski väga suur. Me otsustasime minna just sellisesse alasse, kus ei olnud varem käinud. Minek sinna oli üle põllu, mis on keset metsa. Kui me astusime uude ossa, mina ja Salme tundsime mingit imelikku lõhna, mida võimatu kirjeldada. Kui olime natuke kõndinud, siis läks tee 3-ks. See on juba creepy nagu minu meelest. Me valisime keskmise tee ja see viis ühele lagedamale jupile. Seda lagendikku kirjeldaks ma niimoodi. Kujutage ette, et olete horror-filmis metsas ja päike hakkab loojuma ja maas on õrn udukiht ja puud on nibin-nabin üle pea. Lagendiku ümber oli männimets, mida läksime natuke uurima. Kui me seda uurisime, hakkasin järsku naerma nagu hull. See ehmatas sõbrannasid. Hiljem läksime tagasi sinna, kus teed olid lahku läinud. Seekord võtsime tee, mis viis vasakule. Ma olen sõnatu, okei.
Mööda seda teed käisime natuke aega, kuni jõudsime jälle ühele lagendikule. See oli täiesti tavaline lagendik. Kui me aga edasi liikusime, jõudsime lagendikule, mis tundus algul meile nagu põld. Kui me sinna jõudsime, tegin nalja, et see näeb välja nagu koht, kus oleks lambaid. Kui olime liikunud natuke edasi, kuulsime lambaid, aga mida seal ei olnud, olid lambad. Lambad. See võis olla ka see ülespoonud lambaaednik eelmisest loost. Jaa. Ma küsisin sõbrannadelt, et kas nad kuulsid ka ja nad ütlesid, et kuulsid küll. Kui me olime veel edasi liikunud, kuulsime 2 heli, mida metsas ei tahaks kunagi kuulda. Need helid olid väikese lapse nutt, kiriku kell ja ketiklõbin. What the actual? See kõik oli imelik, kuna olime sügaval metsas ja lähim kirik oli umbes 4-5 kilomeetri kaugusel. Kui lõpuks paremale metsateele jõudsime, märkasin, et päike pole üldse liikunud. Aeg möödus ka imelikult. Meile tundus, et oleme metsas olnud tunnikese, aga tegelikult olime olnud 30 minutit. Me otsustasime edasi minna. Hiljem läks tee jälle 3. Otsustasime jälle otse minna. Kui me kõndisime, siis minule ja Salmele tundus, et nägime ees maja, aga kui me tee lõppu jõudsime, siis seal maja ei olnud. Ma lihtsalt tahan märkida, et siin nende kirjade hulgas oli üks inimene, kes ütles, et mina liiga palju noomin Heidit, et on lugu, mis on juba olnud. See on lihtsalt see põhjus, et mul on natukene parem mälu ja see oli praegu väga hästi demonstreeritud siin, kui Heidi unustas 2 rea pärast ära, mis nime ta ise välja mõtles. Exactly. See on palju parem see mälu. Minu Aga väga halb. Teil on õigus, meil mõlemal juhtub seda, sest selle 5 aasta jooksul on omajagu neid lugusid käinud läbi erinevatest allikatest ja siis on erinevad fookused asjadel teinekord ja ei tule ka otsisõnadega välja ja no ühesõnaga on juhtunud tõesti, võtan omaks Heidi kiusamise. Ei ole midagi, ega kiusad nagunii edasi, selles mõttes vahet ei ole. Kiusamine peab jopp olema, ma olen kuulnud. Igal juhul, lähme edasi. Tagasi liikudes, lagendikult lahkudes, läks väga järsku pimedaks. Kui me lõpuks välja jõudsime, oli kell 9:30 õhtul, kuid tagasi jalutamine võttis ainult 20 minutit. Kui ma koju jõudsin, sain õelt teada, et vanemad on käinud mind juba metsas otsimas. What the hell? Oh my god, kui friikid ajahüpped nagu. Oota, ma nüüd üritan aru saada. Kella 6 paiku õhtul läksid, eks ju? Nii, siis nad olid, tundus, et olid tunnikese olnud, aga tegelikult olid olnud 30 minutit. Päike polnud üldse liikunud. Ei olnud. Ja siis nad läksid uuesti edasi, leidsid järgmise kolmiktee. Ja. Seal väga kaua ei olnud. Välja jõudsid 9:30 õhtul. Ehk siis nemad oleks pidanud 1,5 tundi. Maksimaalselt, sest et siin on 30 minutit ja 20 minutit. Ja. Seega nagu what? Ei. Ja kui te soovite teada, kus see toimus, kas me ütleme kõigile välja või? No ütleme. See on Mäealuse MKA. Maastikukaitseala. Jah. No siis me teame, et kui meil hakkavad kohad otsa saama, et siis kuhu me lähme. Ma ei tea, kas ma tahan minna sinna, aga okei. Okei, nii. Minu lugu. Sulgudes viimased 20 aastat. Hei kikimoorid, mainin kohe ära, et soovin siinkohal jääda anonüümseks ja võite nimetada mind Väikesaare teemoniks. Aga mis saare, see jääb saladuseks. Vormsi. Ruhmu. Asume siis asja kallale.
olen ära kuulanud kõik Kikimooride osad ja enamik külmavärinate osi. Pean tunnistama, et teie lood on põnevad ja mõningal määral silmaringi laiendavad, aga kahjuks pole siiani ükski lugu suutnud minus tekitada külmavärinaid. No, Oo. no äkki sina siis tekitad endal sellel on ka oma põhjus, miks ükski lugu pole veel suutnud mu ihukarvu püsti ajama ja värisema panna, aga see ei tähenda, et ma ei ootaks teie lugusid. Winky face. See on väga armas ja see on täiesti arusaadav ka, et inimestel on erinevad taluvusfoonid, mõni ei suuda üldse kuulata, mõni jääb täitsa rahulikuks. Põhjus, miks ilmselt pole ma veel kuulnud ühtegi lugu, mis mõjuks nii, et tahaks klapid peast visata ja teki alla peitu pugeda, on järgmine. Mul on sõber jutumärkides, kes on minuga elanud juba umbes 20 aastat ja tänu sellele olen ilmselt kogenud nüüdseks juba peaaegu kõike. Oh my god. Võib-olla mängib ka rolli minu vereliin ja sugulased, aga ilmselt, et seda kõike paremini mõista, peaksime kerima umbes 20 aastat ajas tagasi. Alguses, kui olin päris väike poiss, avastasin ma mingi hetk, et ma suudan ennast unes viia tundeni, mis tekitas efekti, et ma hõljun või siis lendan. See on see keha või see, mis selle nimi on nüüd? Lucid dreaming. Ei, see kehast välja tuleks see. Noh, Sellel on ju oma nimi ju. ma ei Oled tea, sa siin ma ei tea, paranormaalsuse ekspert või ei ma ei ole? tea täna mitte midagi. Ma reaalselt panin isegi apteegis oma kuradi ID-kaardi tagurpidi sinna masinasse. Okei, te teate kõik, mida ma mõtlen. Välja arvatud Heidi. Igal juhul mulle Jälle kiusav. Palun väga. Igal juhul mulle meeldis see ja harrastasin seda aina rohkem, kuniks hakkasin unes käima erinevates kohtades. Just enda vanavanematele külla ja muudes kohtades, kus olin varem käinud. Lisaks hakkasin peale neid rännakuid alati ärkama väga tugeva ehmatusega ja pulsiga, mis lõi ilmselt kiiremini kui meie tippsportlaste süda, kui nad võistlustel on. Kuna aga olin alles laps, siis ei osanud ma seda karta või mõelda, mis selle tagamad võiksid olla. Kuniks päevani, mil ma kohtasin enda sõpra. See oli tegelikult mulle lapsena täiesti tavaline päev. Hommikul rändasin sõbra juurde, kellega sai päev otsa mängitud, kuni õhtupimedus kohale jõudis. Ma eeldan, et siin ta rändas nagu füüsiliselt. Astraalrännak oli see, mis ma otsisin. Ehk siis siin ta tõenäoliselt rändas nagu füüsiliselt, mitte astraalis. Nii. Olin vähemalt 4 aastat seda koduteed käinud nii päeval kui ka kottpimedal ööl üksi. Ja oleme ausad, ega see polnudki just pikk teekond. 100-150 meetrit maakolkas, kus ilmselt isegi üksik kitsetall tunneks ennast turvaliselt. Ja ainuke reaalne kuritöö leidis viimati aset enne teist maailmasõda. Ma ütlesin, et Ruhnu. Ma ju tegin sellest loo. Kahjuks oli minu jaoks too öö saatuslik. Seal ta siis oli. Kui olin enda koduväravast sisse astunud, nägin ma teda. Mul on juba õudne. Seisis minust umbes 20 meetrit eemal, vaatas mind läbi kottpimeda öö puude varjus. Need 2 veripunast täppi, mis olid maast umbes 2 meetri kõrgusel. Ei, nii suur ka veel või? Jõllitasid mind ja ilmselgelt olid need ta silmad. Ma seisin seal ja lihtsalt vaatasin talle otsa. Ma ei osanud midagi teha ega öelda. Eks ma olin siis ka 12-aastane ja nägin midagi sellist ju esimest korda. Kui ma sellest hetkest välja sain, jooksin ma ilmselt ära ühe kinnitamata maailmarekordi enda koduväravast kuni koduukseni. Rääkisin küll sellest kohe enda vanaisale, aga tema rahustas mind maha ja ütles, et ju ma nägin naabrite koera. 2 meetri kõrgusel Ja punaste silmadega. Pean tunnistama, et see mõjus, sest ma rahunesin maha ja mõtlesin, et ju oligi siis naabrikoer. Ega ma siis see hetk ei mõelnud selle peale, et mis kuramuse koer on 2 meetri kõrgune ja veripunaste silmadega ja veel öösel. Nii ta mu ellu tuli. Pärast seda hakkasin nägema esimesi luupainajaid, kelleks olid inimsuuruses rotid, kes käisid mind öösiti söömas, alustades jalgadest ja liikudes aina ülespoole. Ma saan aru, miks meie lood ei tekita sus külmavärinaid. Need olid lihtsalt sellised unenäod, aga siis tulid unenäod, kus ma nägin, et sain viga või keegi tundmatu ründas ja küünistas. Need uued unenäod tegid juba ka haiget ja oli ka päriselt kriime kehal näha. Samas oli tal mingi alateadvuslik kontroll minu üle ja ma ei saanud enam kellelegi rääkida, mis minuga tegelikult toimub.
ta nagu ei lubanud või kui ma tahtsin, siis tundsin kohe kohutavat hirmu ja survet kellegi poolt, kelle jõud käib minust üle. Nii ma siis elasin enda sõbraga, kuni lõpuks olin nii harjunud, et ei pööranud nendele unenägudele tähelepanu. Ja nii ma kasvasin enda sõbraga, kuniks oli aeg alustada iseseisvat elu. Sain enda esimese kodu. Ilmselgelt oli tal ka vaja sinna kaasa tulla. Selle elu alustamisega tabas mind aga korralik masendus ja siis nägin teda esimest korda oma silmaga. Oh my god! Ta istus mul suure toa laenurgas ja vaatas mind. Oli kuidagi krussis seal või pooleldi kükakil ja samas hoidis jalgade ja kätega ennast seina küljes kinni nagu 3-mõõtmeline asi, mitte mingi õline udukuju või vari. Mul on küll kõik karvad püsti. Ta oli seal üleni must ja meenutas inimest ja samas mingit looma. Pikkade mustade küüntega või siis isegi pigem küünistega, imeliku kujuga jalgadega ja endiselt nende punaste hõõguvate silmadega. Lisaks oli tal mingi lollakas irve näol ning oli aru saada, et ta oli rahul sellega, et minu vaimne pool on niivõrd nõrgestunud, et ta suudab saada minust nii palju energiat, et näen teda juba täielikult. I need a fucking break. Oh my god. Oh my god. Hoian oma risti kõvasti nüüd peos. Kõik see võib tunduda kohati košmaar või mõnest õudusfilmist võetud lõik. Kuigi see kõik võib tunduda, siis mina olin selles olukorras päriselt. Samamoodi nagu ta sinna tekkis, tagant kadus. Pärast seda hakkasin ma teda vilksamisi veel nägema ning tundma teda aina rohkem enda selja taga ja kõrval. See oli siis see hetk, kus ma sain aru, et nüüd on aeg hakata enda kaitsmisega tegelema. See periood oli päris keeruline, sest siis oli ta ikka väga aktiivne ja üritas mind unes korduvalt rünnata. Näitas ennast mulle ja mängis tõtt-öelda ka minu mõistusega. Selle tulemusel käisin isegi Paldiski maanteel. Heio, Paldiski maantee friend. Ühtekad. Ma lähen järgmine nädal, et kontrollida, kas ma olen äkki hulluks läinud, aga tehti igasuguseid teste ja kinnitati, et olen täie mõistuse juures ja lihtsalt väsinud ning kurnatud. Lõpuks saavutasin mingisuguse balansi, et ma tean tema olemasolust, tunnen ja näen teda aeg-ajalt, aga samas ma ei karda teda. Selle kõige juures on tegelikult üks suur miinus. Ma ei tea, kas see on nüüd tema tehtud töö või millestki muust, aga ma ei karda enam midagi. Isegi mõte, et ma võin surra, ei tekita hirmu ja ma olen ennast teadlikult pannud väga ohtlikesse olukordadesse. Tulemuseks endiselt 0 hirmu. Ja Taki, ei, ma pole tundetu, sest empaatia on mul olemas ja sarimõrvarit minust ei saa. Mulle meeldib, et sa mind just call out'isid. Kusjuures ma ei oleks seda, pigem ongi ju mure see, et kui sa ei tunne hirmu, siis sa panedki ennast ohtlikesse olukordadesse, siis võib juhtuda. Positiivseid emotsioone tunnen ma siiralt ja tean, mis tunne on olla armastatud ja ise armastada. Siin on 2 koolonteed. Lisaks on ta mind tegelikult isegi vahest kaitsnud, aga seda ilmselt sellepärast, et tal on vaja minus endas ise olemas olla. Make sense? Vähemalt selline sisetunne on mul nende aastate jooksul sisse jäänud ja eks seda tunnet on süvendanud ka see, et kui ma olen sattunud olukorda, kus keegi on tahtnud mind rünnata, sulgudes nooremana Tallinna vanalinnas peetud pidudel ikka vahest juhtub, jah, noorena Tartu vagulites hängitud pidudel ka ikka juhtub, siis alati enne rünnaku lõppu on ründaja hakanud mind kartma ja tänu sellele pole ma kordagi elus osalenud kakluses. Alati enne rünnaku lõppu. Okei, ühesõnaga, et rünnak ei jõua lõpuni, ehk siis rünnak ei jõua temani. Samuti ka autoga pimedas sõites olen teadnud alati, kui mõni loom jookseb teele ja ma arvan, et tänaseks olen ma maha sõitnud rohkem kui 500 000 kilomeetrit. Tean, et see jutt niivõrd pinnapealselt ei tundugi ilmselt nii oh my god, ole nüüd. Aga eks kui elad ise koos sõbraga, kes pole siit maailmast, kes on sind üritanud hirmutada 20 aastat, siis ei saagi enam ükski asi hirmus olla. Jälle koolondee. Ma kasutan ka kusjuures koolondeesid kogu aeg ja mind isegi teinekord häirib, kui kuskil automaatselt läheb selleks kollaseks näoks. Sorry, et see tekst tuli nüüd, kui lühikokkuvõtte ühe kuulaja eluloost koolondee. Ei ole mingit sorry't siin, see oli imeline. Tähendab, #kikimorikuud, aga mitte nagu #reallifegood. Neid lugusid on tegelikult veel, aga mõtlesin, et jagan teiega oma kogemust pinnapealselt. Ainuke asi veel, mis mind painab, on küsimus.
Kas ise väiksena tõin ta oma rumalusest kuskilt kaasa, kui unes ringi lendasin? Ja see oli siis väike saare teemal. Mina pakun, et ruhnult. Vormsi. Okei, nii. Siin on nüüd palju, mida lahti pakkida. Ilmselgelt mina ütleksin pärast seda, kui ma soovitan kuulata seda podcasti The Exorcist Files, sest et ma arvan küll, et katolikliku uskumise järgi tegid sa tõesti kindlasti endale ise selle ukse lahti, sest igasugused astraalrännakud on asjad, mida katoliiklased kindlasti heaks ei kiida. Aga ka kui mitte jälgida nagu seda usudogmat, siis võib see ka nii olla, et seal astraalmaailmas jah, on kindlasti palju toredaid tegelasi, aga on ka kindlasti väga palju neid, kes ei kuulu sellesse maailma, aga kes tahavad siin ringi käia ja tegutseda. Lihtsalt sa muutusid praegu nagu mingiks jutlustajaks. ma mõtisklen lihtsalt valjusti. Ühesõnaga. Panid risti kaela nüüd. Küll nüüd on öelda kohe. Ja. Ja mul on hea meel, et sa oled jõudnud sinna faasi, kus sa teda ei karda enam. Ma olen nõus sellega, et tal on sind sama palju vaja, kui sul teda, see on vale öelda. Tal on sind vaja elusana. Aga kas ka tervena? On nagu kui olid igasugused need unenäod, kus kriimustati ja need kriimud olid päriselt ja kui vaimselt ta ikkagi nagu tõmbab nii läbi, siis ilmselgelt mitte tervena, vaid lihtsalt. Aga võt ma sain aru, et praegu vist nagu enam ei ole see nii hull. Tead, Heidikene, mul on tunne, et me peame siin minema korraks hinge tõmbama, mis sa arvad? Let's do it. Lähme vaatame, kuidas läheb meie Patreonidel. Kui te ei tea, siis meil on tõepoolest olemas selline koht nagu Patreon, ilmselt te teate. patreon.com/kikimoorid, seal me anname episoode varem kätte, boonusosasid saate kuulata ja hääletada episoodide teemasid, lugeda saatemärkmeid, igast asju on seal. Võime diiserina öelda, et järgmine nädal ongi siis kuulajate valitud episood. Ma leidsin nii hea loo. Ja ma võin vihjena veel öelda, et üks väga üllatav asi Kikimooride saadete minevikust teeb seal väga üllatava comebacki. Mis asja? Kui sa kuuled seda, sa saad kohe aru, kuuled ka. See oli niimoodi, et kui ma nägin seda, ma pidin peaaegu killima hakkama, ma ei suuda uskuda, et ma midagi nii ägedat leidsin. Nii et ma ei tea, kas mul teised lood ka nii ägedad tulevad, aga vähemalt üks tuleb. Ja siis, kui see saade on tehtud, siis paneme järgmise polli ülesse. Sest et nagu näha, me võtame päris tükk aega, et nende saadete kokkupanekuni jõuda. Aga suur aitäh, et te toetate meid. Te võite ka lihtsalt tulla tasuta olla seal jälgijaid, siis me paneme tasuta sisu ka. Nädal aega on tasuta proovida ja see tõesti aitab meid väga palju, et me saaksime seda saadet niimoodi siin iseseisvalt ilma reklaamideta teha. Ja kui kunagi peaks juhtuma, et reklaamid tulevad, siis Patreon kindlasti ei kuule neid. Või saab reklaami. Ei kuule. Nii et jah, Merkuuri retrokraad, mul ei tule see natsust välja, aga hakkame siis tänama nimeliselt ka, nagu me iga kord ikkagi teeme. Aitäh vipp-külmaväristajad Indrek, Mumm ja Volkergeist ja aitäh külmaväristajad Agnes, tegelikult see on sama Agnes, 2 erinevat meiliaadressi lihtsalt Anett, Anne, Anni, Annika, Anju, Bell ja tal on ikka lilleke taga, Diana from the Moon, Elisabeth, Elin, Elisabeth, Endre, Erika, Edlin, Frida, Grets, Hanna, Heili, Helen, Hundiplika, Ilona, Iiris, Jaanika, Joss, Jörgen, Kadi, Oliver, Kairi, tal on kummituse märk taga, Karen, Kätt, Austraalia, sa olid suht hiljuti liitusid, nii et tere tulemast meie hulka Kati, Kelli Krekiga,
Kerli, Kersti, Ketrin, Gretsu, Krislin, Krista, Kristel, Kristi, Kristin, Kätlin, Kättu ja Liina. Ja aitäh, Maarja, Malle, Marta, Merit, Merle, No Name, Pillerin, Regli, Shirley, Tondiste, Valge Siil, Viirastus, Väike Päike, Ülo ja Maiken. Aitäh teile kõigile ja kui te veel ei tea, siis me oleme ka peaaegu kõikidel sotsiaalmeediaplatvormidel, välja arvatud nendes, kus me ei ole. Võite meid seal jälgida ja www.kikimori.ee on meie pesakene ägeda mürtšiga. Ja kusjuures, mis me viskasime siin nalja? Bikiini nalja viskasime. Bikiini nalja viskasime ja tundub, et me võib-olla teemegi selle ära. Võib-olla saategi bikiinid. Võib-olla saategi bikiinid, vähemalt kujundused on juba, ütleme niimoodi, et esimesed kujundused on juba laua pealt läbi käinud. On. Kuule, aga lähme siis selle pöörasusega edasi, milleks on tänane saade. Ja. Ja lähme ja tere Kikimoorid! Tere! Leidsin teid TikTokis ning mõtlesin, et saadan teile oma loo seoses ühe kurja vaimuga. See on hea mõte. Siin on selge, et peab juba kirik sekkuma, jah, tõepoolest. See juhtus 4 aastat tagasi, kui olin veel 16 ning elasime oma eelmises majas. Kui maja ostsime, oli maja täis hunnikus meesterahva riideid ning majas oli ka 4-5 voodit ning igas olid nukud. Ütleme nii, et 2-3 nukku oli ühes voodis, kokku oli neid siis umbes 10 nukku. Ega me midagi sellest ka alguses ei arvanud ning viskasime need minema. Oh my god. Ma tahtsin vahepeal öelda, et see võib olla minu tulevik, aga tegelikult ma loodan, äkki ikka ei ole ka. Nii, ajaga ehitasime maja uuesti üles, sest tegu oli vana majaga. Mingi aja peale hakkasid aga imelikud asjad toimuma. Kummalised sammud, köhimine. Aga sellegipoolest oli meil tol hetkel 2 kassi. Ilmselt me siis väga ei mõelnud ka tol hetkel sellest. Sama. Alati on kass süüdi. Jaa, alati on kass süüdi. Minu magamistoas oli peegel voodi peale suunatud. Muidugi, ma teadsin, et see tähendab halba. Mistõttu ma selle peegliga kinni katsin. Peegel oli kusjuures uus, äsja poest ostetud. Ühel õhtul siis tunnen, et keegi nagu vaataks mind ning kui pea peegli poole pöörasin, nägin aga suurt kätt lina alt välja tulemas. Ja samas, kui ma mõtlen selle Väikesaare teemani peale, kes ütleb, et ta ei tunne enam hirmu, siis ma saan aru, miks üks asi teda ei hirmutaks või see lugu nagu. Aga meiesugused, ei. See on ikka päris... Ülega rääg, külmavärinad on praegu küll. Jap. Nii. Suurest hirmust jooksin alla korrusele ja äratasin ema üles, kes siis ütles, et ma magaksin ööelutoas. Ja peale seda läks asi ainult hullemaks, sest miski tuli sealt peeglist välja. Isegi katmine, nojah. Ja alustades sellest, et enam keegi üleval korrusel ei maganud, sest keegi ei julgenud sinna lihtsalt enam öösiti minna, sest seal käis jooksmine, trampimine ning justkui nagu tulistamine. Oh my god. Lõpuks tegin siis kaameraga ühe video, kui üksinda kodus olin. Läksin päevasel ajal ülemisele korrusele ning tegin video, sest olin ka kuulnud seda, et kaameras on kõige parem kuulda ja näha asju. Kas see lugu on see, millega video käis kaasas, jah? Ja nii, kahjuks nähtaval pole kedagi, aga on kuulda väga rasket meesterahva hingamist, millega teile siia saadan. Kuulame siis praegu või? No, tõmba käima. Oota. Ta siin veel seda lisab ka, et tuletan meelde, et olin üksi kodus ja ma ei hinga ise nii tugevasti ja selgelt on kuulda videos, et tegu on meesterahvaga. Okei, ma panen käima. Ma kuulen siiamaani seda.
sa kuulsid või? jah, Sa ei vaadanud ise, sa kuulasid. ma kuulsin sinu sellest praegu. See oli nii fucking vali. Mhm. Siin ei toimu küll midagi, ma panen selle video siia, aga ma lasen ka siis korra veel. Kurva! Ma ei soovi seda. Kui ma midagi sellist peaksin kuulma. Bye! Pai, tõesti. Nagu ma ei vaja enam mitte ühtegi tõendit. Ma ei vaataks tagasi ka nagu lihtsalt. Ma peaks põlema selle maja. Ei. Issand. Väga jõhker. See on nii rets. Nii, lõpuks hakkasime abi otsima, läksime otse Rakverre ühte esoteerikapoodi. Teame küll, kes seal on. Ja kus siis juhuslikult kohtusime tema endaga, kui ta kuulas seda klippi, ütles ta kohe ära, et tema küll seal majas hetkel olla ei soovi ning kuna tal väikesed lapsed kodus, siis tema hetkel sellega tegelema ei tule, vaid saatis siis oma õe ja ema meie juurde. Lõpuks tuligi välja, et meil on seal üks vanem meesterahvas, kes otsis oma kadunud tütart taga. Tänu tema õele ja emale saime siis ka lõpuks temast lahti. Tänase päevani kummitab see lugu mind ning ka ihud karvad tõusevad, kui seda klippi kuulan. Ei imesta ausalt öeldes. Lugu võib jagada, kui on piisavalt põnev. Oh my god, tiburullikene. Seal on süda siin. Ja siis ta palub väga jääda anonüümseks ja siis ma ei ütle ta nime. Jah. Korralik. What a fucking ride. Okei. Nii. Nii. Järgmine lugu. Nii. Tere! Olen teid juba väga ammu jälginud ja soovin teilt abi välja nuputamisel, mida mu unenäod tähendavad. Oh my god. Nii. Väiksena nägin unes, kuidas mina ja mu emps ja veel mingi grupp kõndis suure kaarega ühest maha jäetud majast mööda. Sulgudes, see oligi nagu tondijaht. Ja paluti, et sellele, mida te seal näete, mitte silma sisse vaadata. Aga mina nägin ühte naisterahvast üleni hallis, sulgudes kaasa arvatud juuksed ja nägu. Ta jäi mind vaatama ja siis uni lõppes. Paar päeva hiljem nägin, kuidas sõitsin bussiga ja maas vedeles ajaleht. Pilt oli liikuv nagu Harry Potteris ja seal oli kirjas, kuidas see sama naine oli põgenenud enda asukohast, et tulla, sulgudes minu täisnimi, tapma. Ärkasin kohe üles ja see uni jäi sinna paika. Kahjuks kummitustega uned siin ei lõppe. Paar nädalat tagasi nägin unes, et mulle helistas mu vanavanaisa. Probleem on selles, et mul pole vanavanaisa, sest viimane suri 2 aastat tagasi ära ja teist pole näinudki, sest ta suri, kui mu ema oli noor. Ta kutsus mind enda juurde ja me rääkisime. Järsku olin nagu spooninud kirstu ääre peale istuma ja mulle kallati mulda peale. Kuulsin, kuidas mu jutumärkides vanavanaisa mulle ütles, et suremine pole valus. Fun fact on see, et oli mul paanikahoog ja tahtsin ära surra ja nii edasi. Eile nägin, kuidas ma elasin kummitusmajas ja mul kukkus nuga maha ning ma ütlesin, see toob halba õnne. Sellest ajast hakkas selle unemajas kummitama ja see uni kordus vist 2 korda. Üleüldse näen viimasel ajal kummitustega maju. Kui te oskate pakkuda, mida see tähendab, siis olen teile väga tänulik. Okei, õnneks, mul on siin tõesti ekspertiis, sest et jällegi ma nägin ka paar päeva tagasi ka ühte oma kordusund ja ma olen sellest ka rääkinud, et mul on see kordusuni, kus mul on mingi maja või korter, aga seal on mingi hulk tube, kus ma tean, et kummitab ja ma ei lähe sinna ja mingil põhjusel mul oli jällegi seekord vaja sinna minna, sest mu kott oli seal, ma pidin selle kotti ära võtma ja ma ei julgenud sinna minna. Ühesõnaga, ma olen seda kunagi guugeldanud, et mida see tähendab, et kui sa näed pidevalt unes, et sul on nagu mingi maja, kus on mingid toad, mis kummitavad. Niisugune psühholoogiline selgitus sellele võib olla, et sul on mingid teemad, millega sa ei taha tegeleda, aga su alateadus püüab sulle märku anda, et sa peaksid need. Alateadus on nii tüütu lihtsalt.
Heidi on täna väga huvitavas meeleseisundis. ei nagu selles mõttes, et ma lihtsalt lisan siia vahele kiire nupsuka, et mäletate, ma rääkisin sellest tšikist, kes mu unes käis Jaa. ütlemas, onju. Ja see oli ka nagu mingi maja ju vaata ja kindel koht, kus ta seal uhutas ja siis see tänaöine unenägu leidis aset samas majas selle vahega, et ma ei kartnud enam seal ruumides liikuda. Okei, nii et ei ole sind rahule jätnud. Väga hea segway sellesse üleminek sellesse, et ma tahtsin öelda, et aga paranormaalne põhjendus võib olla, et Nii. sinuga püütakse jah ühendust võtta. Ehk siis vanavanaisa mingil põhjusel või esivanemad mingil põhjusel või keegi, kes kujutleb või näitab ennast sulle sinu vanavanaisana, aga tegelikult ei ole see. Oota, aga see algas sellega, et seal oli mingi mahajäetud maja ja siis ta vaatas silma ja see naine hakkas vanatädi oli mingi teda vall. jälitama. Ei Tundub jah. tohtinud silma vaadata, aga ta Jah. vaatas jah. Ma ei tea, minul on üks armas sõber, kes näeb samamoodi unes. Ma usun, et tal on fine, kui ma räägin sellest. Näeb samamoodi pidevalt unes surnud inimesi või siis mingisuguseid pahalasi või siis ühesõnaga erinevad kujud, erinevad asjad, kes üritavad justkui temaga ühendust võtta. Minu käest ta küsis ka, et kuidas sellega on, siis ma ütlesin talle, et tuleb põletada, puhastada, siis need kadusid mõneks ajaks ära ja siis nad tulid jälle, tegid comebacki. Aga pull oli see, et comebackiga oli see, et kui nad enne said nagu talle füüsiliselt nagu lähedale, siis comeback oli selline, et kuskilt maalt jooksis nagu mingi nähtamatu piir, millest nad edasi ei saanud tulla. Jaa, no selles mõttes, et seda ma soovitaksin kõikidele meie tänastele kirjutajatele, et jah, sellised elementaarsed kaitseasjad, juhul kui te sellesse usute või siis ka isegi kui te väga ei usu, aga te ei ole ka selle vastu, et seda teha. Et mingid ruunimärgid või vanad ristimärgid akendele, peegelpindadele, ustele, kas või, ma ei tea, Supernaturali moodi soola igale poole, kus on sissepääsud majja, tossutamine. Eriti hea muidugi, kui oleks Eestile omased kadakas, pihlakas, puju, siuksed asjad. Jah, ühesõnaga. Seda võib ikka teha enda südame rahustuseks ja vaadata, kas midagi mõikab. Aga kui ei, siis siin peab selgelt kirik sekkuma. Kuule, aga meil on üks lugu veel. Jaa, üks lugu on veel. Ma vaatan, et Lisette mainis, et mingi loo juurde ütles, et ta soovitas mingit filmi, aga ma nagu ei näe seda kohta. Et kas meil on see lugu ära olnud ja meil jäi silma vahele? Aga me saame selle lisada sinna kirjeldusse, kui õnnestub kokku viia. Okei. Äkki. Aga Igal juhul. Tere! Kui on võimalik, siis jääksin anonüümseks. Tegelikult, kusjuures ma mõtlesin täna, et rohkem anonüümseid kirju ei tee. Mis asja? Nüüd tuleb täisnimi, isikukood, aadress, telefoninumber. Passipilt, sõrmejäljed. Kõik asjad nagu DNA mingi. Ja muidu ei saa üldse lugusid esitada. Ei, no ei, nüüd on kõik sellega. Ma arvan, et me võiksime ikka tuua tagasi selle, et kui on anonüümne, et siis me mõtleme mingi ägeda nime välja. Aga ma ei tea, kas ta on meesterahvas, naisterahvas, midagi. Muurahvas. Et see ongi see väljakutse alati, et me peame mõtlema sellise sooneutraalse nime. Nagu Fiat või mitte ma tunneks kedagi, kelle nimi oleks Fiat. Ühte kassi tunnen, kelle nimi on Fiat. Citroen. Okei. Ploom, väga hea.
Nii, Ploom, nüüd sa ei ole anonüümne enam, sa oled Ploom. Olen teie lugusid TikToki vahendusel mõnda aega jälginud ja tahaksin tänada, et sellist content'i teete. Ma nii loodan, et sa oled avastanud ka YouTube'i ja kõik muud vidinad ja Patreonid ja ühesõnaga jah, materjali on, sukeldu aga. Räägiksin siis ka ühe loo paljudest, mis elu jooksul ette tulnud. Ühe loo. väga hea, siis on veel tulemas. Jah, loodame siis, et ülejäänud tulevad ka. Olen lapsest saati teadnud, et olen spirituaalselt avatud meelega ning mõni eksinud hing samuti ette tulnud. Ühesõnaga, ma näen neid vahetevahel, kui keha ja vaim on puhanud. Järgnev lugu oli ka enda jaoks veits hirmutav. Ma tahan korra vahele öelda, et see on huvitav, et siis, kui keha ja vaim on puhanud, sest minul on vastupidi. Tavaliselt kipubki vist vastupidi olema minu meelest. Aga siis muidugi kipub ka enda meel tegema trikke, on ju, kui sa oled nii, ma ei sega rohkem. Võib-olla segan, ma ei saa lubada seda. Aastatel 2013 kuni 2014 deitisin ja olin lõpuks suhtes siis ühe kutiga, kes oli samuti vaimselt tohutult avatud meelega ja meil oli tugev side. Side oli selle võrra tugev, et tihti tuli hingi meie koos aja veetmisel kohale. Ühesõnaga, kui nad koos aega veetsid, siis tulid mingid hinged kohale, kes ei tulnud alati heal eesmärgil. Olen olnud sellises suhtes, see oli päris õudne. Oli minu sünnipäev 2014 aasta jaanuaris. No näed, nüüd me teame, millal sa sündinud oled, umbes täpselt jaanuaris, eks ole. See tähendab, et ta on kas kaljukits või veevalaja. Jaa. Nii. Me teeme aadressi ka kindlaks siin veel selle kirja käigus, ma ütlen teile. Raudselt ta kirjutab kuskil, mis tal aknast paistis. Ma olen jumala kindel sellest. Nii. Ma ei tea, miks ma praen, sorry. See ei ole mina kiusasin sind, vaata, see on see vägivalla püramid, vaata. Ja, et boss karjub mehe peale tööl, mees tuleb koju, karjub naise peale, laste peale, siis lööb koera jalaga. Issand, kui õudne. Kirik, tule appi. Nii, sünnipäev 2014 aasta jaanuaris ja läksime selle puhul Saaremaale Grand Rose spaasse mõneks ööks. Saared siin täna esindatud tugevalt. Ma tundsin kohe, et tuba /suite, milles olime, on kahtlase vaibiga ja näiteks vannis olles tuli mul paanikahoog, et ma pean kiirelt sealt vannist välja saama või keegi tõmbab mind jalgadest vee alla. Kusjuures ma lisan siia, et ma olen mõelnud mitu korda, et võiks seal ööbida ja minu sees on alati olnud mingisugune suslik, kes keelab mul seda teha. Nagu reaalselt. Grand Rose on ehitatud kalmistu peale. No võt, siis see suslik teab, mida ta teeb. Ja seal kummitab tõesti, ma olen seal spaas käinud väga palju kordi, see on hästi nunnu spa ja ma küsisin muidugi, nagu ma alati teen, et kas siin kummitab ja siis see Läti lauatöötaja rääkis mulle, kuidas päris sageli on niimoodi, et all keldris just seal, kus on riietevahetusruumid, tuled ise lähevad põlema kustu, kui juba on suletud, kedagi ei peaks seal olema. Käterätikud kaovad ära. Uksed käivad, mis ei peaks nagu kuidagi käima ja kuna see asub seal kohe seal kiriku taga, siis seal tõesti see oli vanasti surnuaed, et seal ei ole nagu, see ongi haudade peale ehitatud. No, fantastiline. Et me võiksime sinna minna siis küll ju. No, kui nad lasevad meid sinna. Lähme niisama, teeme niisama. Salafilmi. Jah. Koduvide. Teised YouTuberid küll teevad. No, eks vaatame. Me võime ju teha oma toas, mis me tahame. Toas küll, jah, tõsi. Nii, sellest rääkisin ka enda tollasele kaaslasele. Läks mõni päev mööda ja olime õhtul magama minemas, kui tuba täitus tugeva lehaga. Ja siis ta lisab siin sulgudes, et kes ei tea, siis vaimud annavad endast märku temperatuuri langusega ruumis või seletamatul lehaga. Teinekord tõesti, jah. Ühesõnaga mind tabas taas kord tugev rahulolematus ja ma käskisin ka kaaslasel ruttu laualambid põlema süüdata, sest kott pimedas toas valdas peaaegu paanika. Kohe, kui tuleb põlema panime, see leht kadus. Huvitav. Et nagu
valguskartlik kummitus, ma saan aru. ma ei tea, miks sind see üllatab nii väga. Kõikidest asjadest, mis paneb sind täna vaikides mõtlema, on see just see asi, mis murdis kaamli selgroo. No vabandust, ma olen täna, ma ei tea. oled. Jah, nii. Proovisime rahuneda ja magama jääda. Öösel ärkasin selle peale, et mu kaaslane mind paanikas õlgadest raputas, mu nime karjudes, mul lõpetada käskis ja et ma üles ärkaksin. Mis toimub? Kui ma päriselt teadvusel olin, siis oli kaaslane endast tohutult väljas ja ütles, et ma olin olnud silmad lahti ja temalt ühel hetkel läbi une kätega kõrist haaranud. Ma ei tea, kas ma ikka tahan minna sinna, selles mõttes, et kui me lähme sinna, siis ma ei maga seal, see on nagu fakt nüüd. Aga me oleme samas alati tahtnud teha overnighti. No siis me ei maga lihtsalt, me lihtsalt oleme seal. Ma ei kavatse sind kägistama hakata enda teadmata. I'm sorry. Not gonna happen. oleme eraldi tubades. Issand jumal, ei. Orkester hakkas mängima. Hirmuorkester. Hirmuorkester, jah. Nii, loomulikult olin ma paanikas, kui nägin kaaslast endast väljas ja nutumaik suus. Tol ööl ei maganud meist enam kumbki. Ma räägin, see on koht, kus ei magata tegelikult. Ja hommikul lendasime tagasi pealinna. Näed, ta elab Tallinnas. Ma räägin, ma saan teada, kes ta on. Ploom. Nii, süütunne, mis mind valdas, oli tugev. Samas ka mu kaaslane ütles, et mis tol ööl juhtus, on seletamatu. Selline lugu siis ühest ilusast sünnipäevast spareisist. No selles mõttes, et see on jällegi #kikimoorid kuud, on ju, et nii, kui soovite lisalugusid, siis on kahjuks veel teinegi sarnane lugu meeles. Väga hea, pane kirja, saada meile kindlasti. Pea saatma, et Heidi tuleb ukse taha sulle, et võtab siis. Ma tulen läbi, ma juba tean, kus sa oled ja kes sa oled. Ei, ma tahtsin seda öelda, kui sa uuesti kirjutad, et siis kirjutame sissejuhatusse, tere, mina Ploom. Kirjuta. Ja siis kindlasti pane mulle veel trackimiseks mingeid toredaid vihjeid sinna loo sisse. Jah, mängime sükest mängu siis. Igal juhul ei leidnud siis seda tekstist, mida Lisette palus. Nii, oota, ühesõnaga kohe loen ette selle. Et on üks film, mida ta tahaks ühele lookirjutajale soovitada. Seal küll mõni dialoog on selline conservative Christian stuff, mis paneb silmi pööritama, aga filmi üldine mõte on paigas. Nefarious. Ma arvan, et see käib äkki Väikesaare teemonile. Ja siis ta soovitab meil ka tänane saade ära salvestada ja minna Nefarious'i vaatama. Ja ta lisas veel, sest mul on praegu selline tunne, et tahaks pillima hakata kirikusse selle inimesele küünalt panna. Samas mitte, et nagu kõik need lood on fucking horrific, aga nagu ainukene, kes elab sellega. On see üks inimene, keda meie jutud ei hirmuta mitte kunagi. Jah, tundub on ju, kui ma kiirelt üle lasen, et teised on saanud lahenduse välja arvatud siis see kummituste unenägu, aga proovi neid asju, mis me soovitasime ja äkki. Ja tegelikult ka see esimene kiri, kus on see teemon ja see meeleseisund. Ühesõnaga, ma saan aru, et kõik peaksid seda filmi vaatama. Okei, jaa, see on siis siuke tech nõuanne, blanket advice kõikidele. Okei, mul on hea meel, et ma kaitsin risti sel korral, nii et. Mul ei ole hea meel ja mul on vähem hea meel, isegi veel vähem hea meel selle üle, et mul on endiselt need kuradi 3 peeglit siin ees. Kui ma salvestan. Peeglid. Ahah. No, oota, millal siit see käsi välja tuleb ja. Nii see ju hakkas. Nii see hakkas, jah. Ei, enne sa pead ikkagi peegli ära katma, et ta saaks millegi alt tulla, et oleks veel creepy. Ai, ma on jonnakas, ma ei kata, siis seega las ta siis ootab. Astugu sulle ikkagi otse silmnäkku. See on nagu nii dramaatiline, ma tulen läbi katte. See on nagu lavariie, vaata. Ma ei tea, kumb on creepim, kas see, kui sul tuleb nagu
paljast peeglist või ta tuleb sealt lavariide tagant. Lavariide tagant on creepy raudselt nagu, sest et siis see riie tuleb ju ka vaata ja see on dramaatilisem. Ja sa ei näe, mis seal on, aga kui sul on nagu puhas see on ka, kui sul on nagu paljas peegel, siis ta, kui ta hakkaks vaata nurga tagant niimoodi vaikselt kriipima mingi käsi välja mingi pikkade sõrmedega. Nii et sa ei näe, mille küljest ta on, aga sa näed, et miski tuleb sealt nurgast välja, aga ülejäänud see peegelpilt on nagu sama, oleks küll päris rõve vist. Igal juhul vist on üsna rõve. Igal juhul meil on kahju / hea meel, et olete need elamused läbi teinud, eriti hea meel, et te neid jagasite meiega ja see on tegelikult ka suur au, kuigi me siin omajagu nalja viskasime. See on lihtsalt meie coping mekanism, kaitsereaktsioon. Mul on põhjas täna. risti kaelas, et that's all I got nagu. kikimoorid.gmail.com ootab jätkuvalt teie lugusid. Kohtume saates 108, 118 või 117, ma ei oska arutada. Aga järgmine kord siis surnuaiad. Ja seniks, for fuck's sake, püsige kõhedad.